olgu, mina teen siis nii. Leopold, kas sa teed jälle sohki? Kuhu mu vanker kadus? Sa viskasid selle põrandale, vaakavalpea. Kas sa said aru, et kohe-kohe kaotad? Jätame praegu mängu pooleli. Meil on vist külalised. Mis riik on seekord? Ahaa, Eesti. Ariana, Arman, Amari, Aurora, Aaron. Tere! Kuidas teil läheb? Kuidas tuju on? Loodan, et ootate pühi. Arvan, et jõulupuu on juba ehitud ja hea parem ootab söömist. Ma kujutan ette, kui tore ja lõbus teil on. Aga nüüd ma ei jõua ära oodata, millal saan teie pilte vaadata. Tundub, et teie reis oli väga põnev. Kui maitsev. Sööksin isegi seda hea meelega. Kujutan ette, kui lõbus teil oli. Oodake, kas need olete teie? Te olete nii suureks kasvanud. Te näete siin väga pidulikud välja. Oleks vaid selliseid rõõmsaid päevi rohkem, eks? Kui seda pilti vaatad, ilmub tahes-tahtmata naeratus suule. Tähendab, seda teile siis meeldibki teha. Ma olen uhke teie spordisaavutuste üle. Mis? Selfie? Kas õues on külm? Miks sa tuhkru kaasa tõid? Kas teda peab aitama või on ta ekskursioonil? Tundub, et temaga on kõik korras. Kuhu sa oma sõpra viid? Liftiga sõitma. Loodan, et tuhkrule meeldib. Igatahes rohkem kui öökullile, kelle sa eelmisel nädalal külla kutsusid. Lindu kõrgusega sa juba ei üllata. Lift on minu raamatukogus. Kohe läheme teiega sinna. Ainult mitte liftiga sõitma, vaid hoopis teisel põhjusel. Mul on suur raamatukogu, eks? Siin on mitte tavalised, vaid võluraamatud. Võtan nüüd teie raamatu ja saan teie kohta kõik teada. Kvadroonike, oled sa juba siin? Tubli, siin on sulle ülesanne. Mul on nii abivalmis abiline. Ta leiab kohe riiulilt vajaliku raamatu. Objekti ei leitud. Objekti ei leitud. Imelik. Võib-olla sisestasin andmed valesti. Proovin uuesti. Objekti ei leitud. Objekti ei leitud. Oh, seda õnnetust. Mis võis teie raamatuga juhtuda?
Meelde tuli. Mõni päev tagasi võtsin raamatu, et seda vaadata. Ilmselt ei pannud ma seda tagasi. Kus see võiks olla? Mis on, Selfi? Miks sa mulle käpaga näitad? Ma sain aru. Sa tuletad mulle meelde haige käpaga oravat. Kõndisin raamatuga mööda koridori ja siis vastu tulid sina koos lonkava oravaga. Läksin kohe apteeki. Ilmselt jätsin raamatu sinna. Aitäh vihje eest, Selfi. Kui tore, et ma raamatu leidsin. Kvadroonike, pane see raamat vanasse multimeetrisse, palun. Hea, et mõistatus lahenes. Ma olin kohutavalt mures. Võib-olla pean õhtul oma apteegivarudest isegi midagi närve tugevdavat otsima. Hoian siin nii palju kasulikke ja ravivaid asju. Nii, mis helid need on? Tundub, et kingituste saalis juhtus midagi. Vaat, kuhu teie ronisite. Asjata, robot ei liigu kohalt. See transpordib ainult pakitud kingitusi. Ronige kähku kastist välja, enne kui see osav laadur 11 kätte haarab ja pakkimisele viib. Tore. Robot saab jälle oma tööd teha. No, läheme, lülitame lõpuks meie võluseadme sisse. See hindab väga täpselt laste käitumist ja hoolsust. Hei, sõbrad! Mida te seal teete? Kas tahate pööningule ronida? Tulge alla. Pööningul multimeetrit enam ei ole. Viisin selle vanade mänguasjade muuseumi. Seal see on. Minu multimeeter. Puhastasin, õlitasin ja remontisin seda natuke. Nüüd põlevad tal kõik tuled ja mängib meloodia. Selles ruumis on mul palju muid vanu asju. Vaadake, milliseid kingitusi ma aastaid tagasi lastele tõin. Ma hoian siin igasuguseid nipsasju. Näiteks selliseid. Aga nüüd asja kallale. Multimeeter vaatab hetkega läbi kõik, mis on teie raamatus möödunud aasta kohta kirjas ja ütleb, milliseid hindeid olete ära teeninud. Alustame siis. Ariana, 1-aastane. Algab käitumise kontrollimine. Suurepärane, peaaegu ideaalne käitumine. Sa oled minu kiituse ära teeninud. Nii, liigume õppeedukuse juurde. punkti. Suurepärane tulemus. Olen nii uhke sinu õpitulemuste üle. Kes on järgmine? Arman, 5-aastane.
kohe saame teada, milline oli sinu käitumine. Kui hea tulemus, nii palju häid tegusid. Liigume õppeedukuse juurde. Väga hea õppeedukus, nii palju häid hindeid. Ma olen sinuga rahul. No, jätkame kontrollimist. Amari. 7-aastane. Vaatame, kui kõrgelt hindab multimeeter sinu käitumist. 9 punkti. Suurepärane tulemus. Ma olen sinuga väga rahul. Kuidas meil siis õppeedukusega on? 9 punkti 10. Nutikas ja hoolas laps valmistab lähedastele suurt rõõmu. Kes on meil järgmine? Aurora. 9-aastane. Algab käitumise kontrollimine. Suurepärane, peaaegu ideaalne käitumine. Sa oled minu kiituse ära teeninud. Kuidas sul õppimisega läheb? Suurepärane tulemus. Sul on tänavu nii palju häid hindeid. Ma olen su üle uhke. Kes on järgmine? Aaron. 11-aastane. Algab käitumise kontrollimine. Hiilgav. Kiidan sind eeskujuliku käitumise eest. Nii, liigume õppeedukuse juurde. 9 punkti. Suurepärane õppeedukus. Su lähedased kindlasti rõõmustavad sinu üle. Nii, kontroll on läbi. On aeg minna õue ja vaadata pidulikku ilutulestikku. Milline lumetorm järsku algas. Midagi pole näha. Ei jääaeda ega orava maja. Nii ei näe me ka ilutulestikku. Lumetorm. Rauge korraks. 1, 2, 3. Hoopis teine asi. Võime alustada. Ariana. Arman. Amari. Aurora. Aaron. Ongi meie kohtumine lõpule jõudnud.
jääb vaid soovida teile pühadeks palju naeru ja palju helgeid rõõmsaid hetki tuleval aastal. Nüüd pean aga minema oma imesaaniga sõitma. See seisis pikka aega jõude. Tahan kontrollida, kas sellega on kõik korras. Varsti laadin sellesse kingitused ja me tormame üle mägede ja metsade, põldude ja merede, et rõõmustada kõiki imedesse uskuvaid lapsi. Kohtumiseni!